Kas eksisteerib kinniseid ja lahtiseid poose? Õige vastus on ei eksisteeri. Ehk siis, kui keegi istub jalg üle põlve, käed on ristis, siis see, miks ta niimoodi istub, sõltub väga paljudest faktoritest. Alates sellest, kas tal näiteks seljalihased on tugevad või nõrgemad. Teiseks sellest näiteks, kes istub tema kõrval, sest teiste isikute läheduses viibimine tekitab meis pinget nii või teisiti. Ja sellepärast me ei saa kunagi lähtuda sellest, näiteks analüüsides isikut, kes istub toolil, et kui tal on nüüd käed ja jalad ristis, oleks ta kinnises asendis. Ei ole. Mis küll hakkab näitama, et midagi on paigast ära, on see, kui on pinge selles kehas, kus käed ja jalad on ristis. Ja see veel omakord ei tähenda, et ta oleks kinnine, vaid lihtsalt seda, et see, millest jutt käib või millega tegemist on situatsioonis, kas või näiteks, et ta kõrval istub ebameeldiv kolleeg, see on see, mis tekitab tast pinget. Mitte see, et ta oleks kinni või lahti. Samamoodi ei ole, et kui ma näitan neid peopesasid, siis ma olen jube lahtine ja avatud. Ei ole. Käed illustreerivad kogu aeg juttu. Küll aga see, kui mul käed lähevad pingesse, näiteks rusikasse, või sõrmed on niimoodi rääkimata sellest või sellest, see on see, mis meil kätes toimub automaatselt, kui me tunneme viha. Ehk siis, kehakeel on täppis teadus ja ärge uskuge igasugust jama. Ja kui tahate täpsemalt teada, siis lastest emotsioonidest ja kehakeelest või kehakeel armastuses ja flirdis on väga head õpikud, aga te ei pea neid ostma, sest uskuge, emotsioon ja empaatiavõime käivad käsikäes. Ehk siis, kui teil on empaatiavõime olemas, te tajute, mis teised nii või teisiti tunnevad, aga ärge laske ennast kunagi petta nendest sõnadest, vaid jälgige seda, mida te tunnete ja saate õige vastuse.